Piret, värske buduaari kaanestaar Liis Lemsalu on sinu poolt riidesse pandud meie ajakirjakaante vahel. Räägi, millest sa lähtusid stilistika tegemisel? Septembrikuu on maas kõige tähtsam kuu, nagu me kõik teame, ja selle uue kaane jaoks ma kasutasin ainult Eesti disaineri tooteid. Esimeseks lookiks me siis kasutasime ühe Eesti luksusbrändi Gild erinevat 2 jakki ja nende teksapükse, nad on tõeliselt teksakuningad. Ja nende butiik asub Vanalinnas Laial tänaval. Ja siia juurde, kuna ma olen ise töötanud haute couture disainerina Pariisis, siis ma tegin Liisile spetsiaalselt ühe sellise topi. Teiseks lookiks me kasutasime, teine look oli maskuliinne ja seal kasutasime Oksana Tanditi pikka valget bluusi. Baltmani erikollektsiooni, mille tegi Antonio, pintsakut ja uuesti Gildi sametpükse. Ning siin on siis bränd number 8, mis asub Pärnu maanteel tuttu uuest kollektsioonist, mis ei ole veel üldse väljas, tuleb välja alles oktoobris. Body, mis peaks kõigil kindlasti kapis olema, sest see on väga praktiline asi ja seda palju ei tehta. Ning Oksana Tanditi sequence, sükene jumpsuit, bodysuit, millel on vahva lahtine selg ja Ellen Richardi mantlit, sügismantlit, millel on hästi toredad lõiked ja siuksed augud igal pool. Kuna Liisil on selline cowboy teema, siis ABC kingast leidsime siuksed tohutult kihvtid ja kõrged cowboy saapad, mis peaks kindlasti igal ühel kapis olema. Bruhi.com'i üks disaineritest, Ida Tau, laenas meile sellised erinevad nagu aksessuaarid, mida saab siis erinevalt kasutada. Siin on näiteks vööd, et siin peab ainult fantaasial laskma lennata, kuidas keegi neid tahab kasutada. Siis samuti Triin Kuke toredad hõbedast suured huupkõrvarõngad, mis on hästi kerged ja mõnusad. Minu enda kollektsioonist vintage kõrvarõngad, kus on siis 20-ndatest ja 40-ndatest erinevad materjalid. Ja Vivian Vau kingad. Vivian Vau on bränd, kes teeb siis kingi suuruses 33–45 ja tema butiik asub Vanalinnas.